tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema, vajalik info teie jaoks. Vajalik info teie jaoks, mida te peate kindlasti teadma. Kõigepealt teeme vaatluse, et mis energiatest olete. Kui tunnete ära, et see käib teie kohta, siis antud video sobib teile. Nii, mõelge palun nüüd iseenda peale, öelge mõttes oma ees- ja perekonna nimi. Te olete kurb, kurvastate millegi üle. Võib-olla sellepärast, et ei saa inimesi aidata või tahate ise abi saada. Et olete praegu justkui mingi valiku ees, see kõik teeb teid kurvaks. See võib olla raha teema, aga võib olla mingi mingisugune probleem. Mingid uued algused, mingisugused liikumised. Teid tulevad üles mingid kahtlused mingi uue algatuse kohta, mingi uue tegevuse kava kohta või tegevuse kohta, et ma ei tea, mis hirmud teil on. Te ise tulete välja kui sauvade kuninganna siin. Mingi tegevus te ei tea, kas on õige või mitte. Või arvate, et see on nagu, ei ole päris õige. Ja kardate võib-olla kellegi varjatud, ma ei tea, mõtteid, mingit tegevust. Te kas ise hoiate kellegist kinni väga tugevalt oma mõtetega. Või te arvate, et keegi hoiab teist oma mõtetega kinni. Keegi, kes väga tugevalt mõtleb teie peale. Suured arkaanid, väike torn ja poodu. Teil on samas hea meel, et mingisugune süsteem või mingi asi teie elus laguneb, mis siis, et see läheb tagurpidi olukorda, justkui olukord on pea peale pööratud, võib-olla te peaksitegi olukorda nägema teisest vaatenurgast, mitte nii, nagu te olete kogu aeg harjunud nägema. Millegipärast teeb see teile head meelt, kuigi see võib teie elu täiesti ära lõhkuda. Kellegi meesterahvaga on teil praegu mingi paus, kas suhtes või läbikäimises. Pärast näitab, et hakkate jälle aeg-ajalt nagu suhtlema justkui. Kes see mees teil on? Kaari. Keegi, kes väga kiiresti tahab teile läheneda. Väga kiiresti, aga praegu otseselt teie midagi ei ole, ainult mingisugused armastajate arkaan ja surm. Tähendab, siin võib olla midagi armastusega seotud kellegi mehega teil. Ja see suhe läheb transformatsiooni, see hakkab muutuma ja hakkab muutuma suhteliselt kiiresti. Te üritate jääda tasakaalu hingeliselt ja vaimselt. Te olete ootuses, vot selle sama armastuse suhtes karikate 2, aga see annab teile tasakaalu, justkui hingerahu. Ja teil praegu ootate, vaatate, mis hakkab edasi saama. Kui te tundsite ära, et see käib teie kohta, see iseloomustus, siis antud video võib teile sobida. Et teema video pealkiri, et mida te peate teadma. Mida siis kõrgemad jõud tahavad teile edasi öelda, mida teie peate teadma. Nii. Mida teie peate teadma? Lahkumine mingist olukorrast on vältimatu.
see tuleb, aga see tuleb selle jaoks, et tuua teie ellu küllust, heaolu, õnne. Mida te peate teadma? Teie ellu tuleb rohkem armastust, see annab teile jõudu, keegi hakkab teid väga kaitsma, on teiega koos, te tunnete ennast temaga turvaliselt. Ja Fortuna muutub. Mis see tähendab siin? Keegi karikate rüütel hakkab teid kaitsma, siin ta täitsa astub teie eest välja, kui keegi midagi ütleb teist või tahab midagi halba teha, see mees hakkab teid kaitsma. See, et olite kogu aeg hirmus, aga see uus inimene tuleb ja hakkab teid kaitsma. Te ei pea enam kartma. Teil ei lasta halba teha. See inimene teist väga hoolib. Mida te peate teadma? Koostöö, see võib olla ka kooselu. Näete, jälle Fortuna juba teist korda ja täiesti uus. Ja teil ootab ees uus elu, võib-olla isegi uus abielu, sest Fortuna tuleb siin 2 korral välja ja see on midagi täiesti uut. Teil tuleb varsti täiesti uus tee ette võtta, aga see on positiivne. Mida veel te peate teadma? Need teie hirmud, millega te olete ka tööd teinud, kusjuures need lähevad ära minevikku. Kõik need hirmud, nendega te teete ise tööd või teil aidatakse tööd teha, need lähevad ära minevikku. Sellepärast, et karikate kuningas või sauade kuningas, no siin on, et tuleb teie ellu mees, kes on niisugune kirglik, ta on niisugune tuline, ta võib olla ka tulemärk, on ju. Ta väga armastab teid tugevalt, tal on seksuaalne tõmme teie suhtes ja ta kogu aeg on teie kõrval, et täita teie väiksemadki soovid. Umbes nii, et ütle ainult, ma lähen ja täidan su soovi, on ju. See mees väga-väga hoolib teist, ärge alahinnake seda. Tal on hästi niisugused tõsised tunded, mida te peate teadma. Siin tuleb kohe 2 meest kõrvale. Need on nagu niisugused targemad inimesed, hierofant ja imperaator, et mõõkade 2, et te peate valima ja valiku tegema hoolikalt ja targalt ja mitte laskma ennast mõjutada kellegi teise mehe poolt. Kui teil on keegi teine, kes võib nagu mõjutada teid oma tahtmistega. See mees toob teile armastust, kohe palju armastust. Ja ta tõesti, ta on kohe siuke, ta armastab ainult teid, tema tähelepanu on pööratud teile ja see mees on praegu üksi, ta elab üksi. Tal ei ole kedagi, ta on vaba mees, aga ta armastab teid väga. Mida te peate teadma? Et teie kurbus, ilmselt ei ole tükk aega enam elust naudingut tundnud, te tunnete ennast kurvana. See läheb ära, kõik siuke negatiivsus, negatiivsed mälestused, kõik emotsioonid seletate selja taha. Ja jäävad lihtsalt ainult veel hirmud, aga need hirmud, need ei ole nagu midagi väärt, nad on siin, nad ei ähvarda teid, te ei pea enam kartma, te lõpuks nagu saate nendest vabaks. Mida te peate teadma veel? Armastus tuleb tõesti teie ellu. Ma räägin, see mees tuleb, kui ta juba ei ole teie elus. Ja te olete koos nii õnnelik, teate, kuidas ta hoiab teid. Ta väga-väga armastab teid, ta on siuke pehme, hell. Muideks ta armastab ka loomi. Siin pildi peal on loomad. Ta armastab ka väga loomi, ta on siukse, selles mõttes on ta nagu siukse pehme iseloomuga või soe, mitte pehme, vaid ta on siuke soe, nagu soe energia on sellel mehel. Mida te peate veel teadma?
sellele mehele on see pidupäev, kui ta teid võidab ja te saate tema omaks. see mees peab pidu sellel päeval, kui teie saate tema omaks. ta tõsiselt, ta tahaks seda kogu maailmale kuulutada, et see naine on minu oma. seda peavad kõik kuulma. mida te peate teadma? ja asjad on juba liikvel, aga ega siis saatan ju ka ei maga siin, on ju. temale ju ei meeldi inimesi kokku viia, tema tahab ikka neid viia kiusatusse. see kiusatus on suunatud naise peale, sest ilmselt naine võib-olla allub kergemini igasugustele kiusatustele. aga see kiusaja, see saatan ja see lõks nagu seatakse naisele valmis. see on juba teel. mis lõks see on siukene? mis sõltuvus see on? naise kirg pannakse proovile. naise tuleenergia pannakse proovile. kas ta suudab seda ohjata, kas ta suudab oma tuleenergiaga olla tasakaalus, sest sellega võib teha ka valesid asju, kui oma tuleenergiat ei kontrolli, eks ole, kui see läheb nagu välja sellest, et siin võidakse nagu imestada veidi seda, ja mitte veidi, aga ikkagi teda teelt kõrvale juhtida, andes tohutut tuleenergiat, on ju. see on nii-öelda siis seksuaalenergia, aga naine suudab selle viia tasakaalu ja teha sellega korralikult tööd, et see ei teeks nagu talle endale halba. ja viib selle energia enda sees tasakaalu tagasi. nii et saatanal ei õnnestu seda naist kuskile mujale kõrvalteele ära meelitada. nii, mida te peate veel teadma? maailmast tuleb teie jaoks häirivaid uudiseid, mis teid kurvastavad, ja te kogu aeg hoiate nendel välismaa, mitte välismaailm, see on ka kõik internet ja kõik, mida me kuuleme, meedia, mis iganes, sealt tuleb palju negatiivset uudist ja te hoiate pidevalt nagu sellega silma peal. Nii. aga samas te nagu tegelete oma eluga. see justkui on seal kuskil taustal, aga te tegelete, keskendute oma elule siin. Te tahate, et teie unistused hakkaksid täituma, te hakkate selle nimel tegutsema, aga tegutsete nii, et see oleks kõik kooskõlas, et see oleks tasakaalus, et midagi ei läheks balansist välja, on ju, et kõik, mis ma saan, et ma saan nii, et ma ei tee mitte kellelegi sellega haiget ega liiga. hirmud, kus on tunne, et ma ei julge midagi teha, ma ei julge kuskile minna, mul on nii valus, ma sain haiget, see kõik võidetakse. ka kurbus, mis sellega kaasas käib, võidetakse. ja see on raske, te kaitsete ennast sellest, võib-olla te ei taha nende valuste teemadega tegeleda, aga ei, siin läheb kõik hästi, maag. no näete, mõõkade rüütel, et te kiiresti tegutsete sellega. ja see teeb haiget, teemad on teravad, haiget tegevad. aga õiglus, päike saavad, kuulge, head uudised tulevad, te saate nendest oma hirmudest üle. väga paljud plokid, mis teilt tulevad maha, kas siis keegi aitab teid või tulete ise siukeste heade mõtete peale ja teil aidatakse nendest oma hirmudest ja blokeeringutest vabaneda. edaspidi hakkavad teil tulema positiivsed asjad ellu, mingisugused head uudised tulevad, ootavad teid tuleviku sees. õiglus. mis teid veel? lihtsalt öeldakse, et teie kui ülemperest rinna, kui siukse tohutu mõjuvõimuga inimene, et lihtsalt vaadake, mida te mõtlete. et oma mõtted peate hoidma peas hästi puhtad ja tasakaalus. et ja teil on raske, te peate oma mõtteid hakkama kontrollima, sest teie mõtetel on väga tugev jõud ja sellega saab nii mõndagi teha. aga te üritate võtta oma mõtted kontrolli alla ja see saab teil raske olema, vahest on tunne, et ma ei saa hakkama, vahest jälle saab. aga te töötate sellega. mida te peate veel teadma? kusjuures
saate aru, seesama asi tuli tagasi, mis alguses oli, kui oli teie iseloomustus, mäletate? Aga siis oli järjekord teine, oli sauad, oli kuu ja oli müntide 2, nüüd on vastupidi, müntide 2, kuu ja sauad. Noh, võiks öelda, et ma ei ole seganud kaarte, aga ma võtan ju täiesti suvalisest kohast, eks ole. et ikkagi tuleb seesama olukord, mis teil oli. Seekord te teete valiku ära, vaata tookord, mis me nagu teil iseloomustuses oli, enne kui te algul vaatasite, siis te tahtsite tegutseda ilma mõtlemata, onju, aga nüüd te enne teete ikkagi valiku, isegi kui te kardate, ja siis te hakkate alles tegutsema. et nüüd on nagu vastupidi, et see, no selles mõttes on nüüd on nagu järjekord nagu õigem. ja jällegi karikate 2, müntide 6, ohoo, ja siin on ikkagi pöördemoment teil ja see armastus tuleb teie ellu. see aitab teil nii mõndagi mõista, te hakkate selle inimesega läbi käima, suhtlete ja siis tuleb teie elu täielik pöördemoment, absoluutne. edasi rohkem ma ei pane, sest siin teie elu muutub kardinaalselt. see armastus on see, mis tuleb ja muudab teid absoluutselt täielikult. ja sellega lõpeb praegune ladumine ära. kõik, mis vaja, ma andsin teile edasi. sellega on tänane video lõppenud. ma tänan teid kõiki. pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar, kui soovite. uued tulijad, vajutage telli nuppu ja musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavituse, kui ma olen uue video üles laadinud. kes tahab oma isiklikele küsimustele vastuseid saada, kirjutage mulle aadressil piivo.rutt@gmail.com. saame seal päeva ja kellaaja kokku leppida, millal on võimalus siis teha teiega Messengeris videoseanss. seanss võib kesta tund aega, noh ei pruugi, aga võib, oleneb palju teil on küsimusi, mis teemad on. ei tegele terviseteemadega ja kohtuteemadega. ja see ongi tänaseks kõik. ja jääme jälle nägemiseni.